tere tulemast Point TV-sse. Teemaks nagu ikka foto- ja digitehnika. Meie tänaseks teemaks on katarakmete süsteem, mis on siis mõeldud sellisele fotograafile, kellel on vaja kiiret ligipääsu oma fotovarustusele ja kes ei taha seda fotovarustust sellepärast kõike seljas kanda. Kuidas seda kõike kokku panna, kuidas seda kasutada, sellest räägimegi. Katarakmete hing ehk siis selgroog on kõigepealt pohlerdatud vööri. Vööri käib siis ümber vöökoha kiirkinnitusklambriga ja siia külge saab hakata siis põhimõtteliselt lisama vastavalt varustusele vastavaid taskuid. Kõige esimeseks on meil siin selline kaameratasku. Siia sisse siis läheb kaamera kere ilma objektiivita. Kui me nüüd siis võtame siit kaameralt objektiivi ära ja paneme selle siia sisse. Siia sisse läheb siis põhimõtteliselt profi suuruses kere. Võtame selle T7, siin on ruumi veel maa ja ilm. Vutlari saab siis vöö külge kinnitada velcro kinnitustäbil, mis lähevad siis siin vöö küljes olevatest aasadest läbi. Võelt üks, siis teine. See, et need rihmad niiviisi algul tunduvalt raskelt käivad siia külge, on tegelikult ainult hea, sellepärast see tähendab seda, et nad tulevad ära ka raskelt. Mis ongi siis asja eesmärk, et asjad meil pildistamise ajal maha ei pudene. Nii, ja küljest ta ongi. Rihma saab siis panna niiviisi vöö peale. Ja on meil siis kaamera kiiresti ja kergelt ligipääsetav. Nüüd peale kaamera on meil loomulikult vaja ka objektiivi. Objektiivide jaoks on siis 4 erinevat suurust vutlareid. Siia läheb siis meil 70-200 ava 2,8 objektiiv. Siia läheb 70-200 ava 4 ja siia lähevad siis väiksemad zoom-objektiivid või näiteks 100 mm makroobjektiiv. Meil on siin 18-135 objektiiv. Peaks minema ilusti siia kotti. Kottidel on kõigil tegelikult eraldi veel kaasas sellised rihmad, et saab kasutada neid ka siis ilma, ütleme, nende vöö või rakmeteta. Objektiiv läheb siis siia sisse. Ja paneme siis ka selle endale vöö külge. Selle jaoks siis jälle velcro-rihm. Paneme selle siit aasadest läbi. Siit poolt paneme siis kinni. Siin on siis topelt kinnitus, et mingil juhul lahti ei pudeneks meil. Ja jällegist kogu see krempel ilusti vöö peale. Ja niiviisi meil põhimõtteliselt võimalik panna kogu see kupatus kogu varustusega, mis meil on, ümber kere vöö peale. Paneme siis teised vutlerid ka siia külge. Siis on nagu ilmselgelt näha, kuidas see on. Loomulikult ei pea panema neid nii palju, kui need olemas on. Aga see selle asja rõõm ja mõnu ongi, et saab siis vastavalt vajadusele neid eemaldada ja vastavalt vajadusele nii-öelda komplekteerida. Ja siis on meil loomulikult siin ka veel üks vutlar lisavälgu jaoks, kuhu läheb siis põhimõtteliselt profi mõõtmetes
fotoaparaadi lisavälk sisse. Selle ka siia sisse. Paneme ka selle siia vöö külge. Ja paneme siis ka selle viimase siia külge ära juba. Seda meil siin käepärast on. Nendel vutlaritel on veel tegelikult ka selline küljelukk, et vastavalt siis objektiivi suurusele saame siis kas selle luku kinni tõmmata või lukud lahti teha, andes siis sellele vutlarile veel kogukust ja mahutavust nagu juurde. Lisaks on siin meil lisataskud siis filtrite, korkide ja muu vajaliku jaoks. Nii, selline ta siis ongi meil päris suur ja kobakas. Kui me kogu selle asja endale siia ümber paneme ja kujutame ette, et kõik need on objektiive täis, siis võib muidugi tekkida üks asi, et hakkab meil siin võib-olla üle puusade alla vajuma või on natuke raske kanda puusade peal. Siis tegelikult see rakmete süsteem lisaks vööle koosneb ka traksidest. Ja need trakse me kohe siia külge panemegi, siis näidata, kuidas see kogu süsteem välja näeb. Traksid on siis 3 rihmaga. Kõigepealt seljatagune rihm, mis läheb siis siia selja taha aasa sisse ja kinnitub velcroga vastavalt siis enda kere pikkusele ja kuidas me ise tahame siia külge. Esimesed 2 rihma on siis aasadega ja lähevad siia külge. Nii. Ja nüüd paneme siis selle kogu selle asja nagu rakmed selga. Paneme siit eest kinni. Tõmbame rihmad parajaks. Nii nagu tarvidust on. Ja selline see süsteem siis ongi. Kokkuvõtvalt siis vajalik eelkõige inimesele, kellel on vaja kiiresti väga erinevale fototehnikale ligi pääseda, vahetada objektiive, vahepeal välk võtta, välk ära panna. Seljakotiga on see teadupärast põhimõtteliselt võimatu, jõlakotiga ebamugav. Ja nende rakmete süsteemiga kiire ja operatiivne. Täname kuulamast, vaatamast. Kohtume Point TV järgmistes osades. Kõike head!